стал бы он завидовать Луи. Все могут короли, и судьбы всей земли. Tere, kallis Eestimaa ja Urmas Odikene, minu armas ja lemmik intervjueerija. Vabandust, et eesti keel oli hea, aga sina mulle nii meeldid, et ma õppisin eesti keele natukene ära. Nii et teeme selle intervjuu armsas eesti keeles. Mina Alla Pugatšova olen tõesti prima donna. Ise ütlen ka seda ja ise usun, mitte ainult teised. Täna räägin juba oma elukogemusest ja raamatust Alla, ära anna alla. Ja sõna alla tuleb üldse väga erilisest sõnast Allah. Ehk ma olen tegelikult väga, nagu see nimi on väga võimas. Ja perekonna nimi Pugatšova tähendab tegelikult Pugat nagu hirmutama eesti keeles. Et kui te meeldi minu laulud, siis ma hakkan teed unenägudest tulen ja laulan teile. Pugat tähendab ka Pugat tähendab väike pussukene, aga see ei tähenda seda minu nimi. Ja nüüd minu raamatust mõned targad mõtted. Kui täna hammustasin tiigekoer, siis ära lase ennast häirida ja ära muretse, sest homme hammustab sind kindlasti ka hea koer. Ja meie artistid teame, et kui on raha ja kuulsus, siis inimese psüühika väga väsib ära, on vaja maandada ennast ja maailmastaarid ja mina ka kui staar. Ikka vahel maandame erinevate asjadega ja see tähendab ka seda, ma ütlesin oma raamatus, et kui elu on üks must triip, siis tead, et tuleb ka valge triip. See valge triip teate küll, missugune see on, seda tõmmatakse ninna. Sama on ka alkoholiga. Alkohol lõõdvastab väga hästi, aga ega ta tervisele suhetele väga hea ei ole, aga ikkagi parem kiirelt lõõdvestada ennast ära, enne kui kellelegi vastu tätti panna. Ja on hetked, kus sa tahad juua, aga sa enam ei tohi juua, näiteks mingi esinemine on. Aga see, et sa ei tohi juua, see teadmine ajab veel rohkem jooma. Minu vanaisa Serjoga Pupurkin rääkis mulle, et kui naine toidab oma meest halvasti, siis hakkab mehele aluspesu kukkuma. Ja see aluspesu kukub kahjuks mitte kodus, vaid kuskil mujal küllas. Minul kui suure popstaaril on väga palju pinged ja olen otsinud abi igalt poolt. Otsin ka ükskord talismani, mis raha tõmbab veel rohkem, kus on palju seal tahad ikka juurde. Panin autosse rippuma selle talismani, mis raha tõmbab. Ja juhtus nii, et autosse sõitis sisse inkassator ja raha auto sõitis sisse, nii et ma viskasin rootu prügikasti selle talismani. Nii et ärge kõike uskuge, mis müüakse millegi pähe. Nüüd natukene raskem mõttelõik. Teooria on, kui kõik teavad, aga midagi veel täpselt ei tööta, ei tea, kuidas töötab. Praktika on aga kõik, et kõik teevad, aga ei tea täpselt, kuidas see toimib. Meie ühendame praktika teooriaga siin Venemaal. Et kõik teevad midagi, aga ei tea, mida nad teevad ja ei tea ka, kuidas seda teha. Minul on väga palju olnud erinevad armussuhted, nagu peabki olema tuntud lauljannadel. Ja ma olen õppinud ühe asja, et kui inimene petab sind ühe korra, siis ta on svinja kabakas. Aga kui 2 korda teid juba petab, see näitab, et teie olete loll. Ja nüüd väga ilus kuuldne mõte, üks lemmikumaid. Elu on nagu odav juuksur. Ütled, missugust soengut sa tahad, mida sa tahad, aga tema teeb ikka nii, nagu tema tahab. Vot selline on elu siin Venemaa popmaastikul. Ma palun sind, elu on hästi aus. Ära peta kedagi, ole aus inimene. Mul palju tuttavaid, räägin ka ühest tuttavast Pasjoha Valeri Johanast. Tema oli, läks komandeeringusse, ma ta naist ka hästi tunnen, naine hästi tubli Ljudmilla. Ja küsis naiset, mida ma sulle komandeeringus kingitus too. Naine ütleb, et ära midagi too, tule lihtsalt elusalt tagasi, ma palvetan sinu eest. Juhtus nii, et see lennukiga juhtus õnnetus ja jäänud keegi ellu, ainult Vasjoha jäi ellu. Sest ta magas armukese juures hoopis mujal. Nüüd see Vasjoha vaesike ka minu tuttav ei tea, kuidas koju tulla või üldse mis nagu variantina.
nii et olge ausad inimesed. Ja lõpetuseks paar kuldset munakest minu suust. Missugune on naise ja armukese vahe, mis on nende erinevus? Erinevus on tavaliselt 20-30 kilogrammi. Ja viimane mõte ma olen näinud kõvad, kõik jõle kõvad eksperdid ja spetsialistid, ja tegelikult ekspert on see, kes on teinud rohkem vigasi kui sina mingil elualal. Ja nüüd räägib siis hästi tarka juttu ja lõpetuseks paar siis viimane viisijupikene miljona rusua. Sa otikene ikka oled küll, väga vaikselt istud, kordagi pole vahele seganud, kas sa magad või vaid neesti pois, nägemist.